Armsad sõbrad, tänast paastoaja teise pühapäeva evangeeliumi lugedes läksid mu mõtted kahele matusele, mille ma sellel nädalal läbi viisin. Üks oli selline, et üks armastav tütar pidi matma oma ema ning teine oli selline, et üks armastav ema pidi matma oma poega. See tütar, kui ta oma emast kõneles, ütles, jah, nii nagu paljud teisedki on öelnud, aga ta ütles seda väga siiralt, et tema ema oli parim ema maailmas, kes tegi kõik, nii tema kui ta venna heaks. Ja ta tahtiski kõige enam ütelda oma armsale emale suur aitäh. Suur aitäh kõige selle hoole ja armastuse eest, millega ema oli teda ja tema venda saatnud läbi elu ka kõigist raskustest ja katsumustest hoolimata. Tolle emaga aga, kes mattis oma poega, rääkides, ma nägin just nimelt seda, millest too tütar oma ema meenutades kõneles. Seda armastust ja hoolt, mis nüüd kahjuks pidi üle elama kõige raskema, mis ühele emale üldse osaks võib saada, oma lapse väga ootamatu surma ja temaga sellisel viisil hüvasti jätmise. Ma ei saa midagi teha, iga kord, kui ma sellist olukorda kõrvalt näen, ka minu süda justkui natukene murdub. Näha, kuidas ema matab leinates oma last, on üks raskemaid kogemusi üldse. Aga need lood tulid mulle meelde just nimelt sellepärast, et ma lugesin seda meie tänast evangeeliumi. Ja selles evangeeliumis on ka juttu emast ja lapsest, täpsemalt tütrest. Seda tütart me otseselt seal evangeeliumis ei kohta või ei näe, aga temast räägitakse. Ma loen selle teksti teile ette. Me leiame selle Matteuse evangeeliumi 15. peatükist ja siis räägin edasi, mis mõtteid see evangeeliumi tekst minus tekitab. Ja Jeesus lahkus sealt ning läks varjule Tüürose ja Siidoni aladele. Ja vaata, üks neist paigust pärit Kaanani naine tuli ja hüüdis, Issand, Taaveti poeg, halasta minu peale. Kuri vaim vaevab mu tütart hirmsasti. Ent Jeesus ei vastanud talle sõnagi. Ja ta jüngrid astusid ta juurde ja palusid teda, saada ta minema, sest ta kisendab meie taga. Tema vastas, mind ei ole läkitatud muude kui Iisraeli soo kadunud lammaste juurde. Aga naine tuli, heitis ta ette ja ütles, Issand, aita mind. Jeesus vastas, ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele. Ent tema ütles, ei ole küll, Issand. Ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Siis Jeesus vastas talle, oh naine, sinu usk on suur, sündigu sulle, nagu sa tahad. Ja ta tütar paranes sel samal tunnil. See evangeelium on üks selliseid, mis tekitab vahetevahel inimestes ka jutlustajates kimbatust. Kuna Jeesuse reaktsioon tolle naise palvele tundub olevat väga kummaline, väga sobimatu sellega, mida me Jeesusest teame. See tundub olevat väga külm, hoolimatu või koguni julm. Aga on täiesti selge, eriti kui me vaatame selle loo konteksti,
Matteuse evangeeliumi 15. peatükis, et Jeesus tegelikult ei suhtunud tollesse naisesse ei külmalt, ei hoolimatult ega hoopiski mitte julmalt. Aga ta kasutas seda kohtumist võimalusena tuua esile see, milline on nende inimeste suhtumine tollesse naisesse, kes olid tema ümber. Jeesus näitas sellega, millise tohutu ja ma ütleksin ülekohtuse eelarvamusega suhtusid juudid ja isegi Jeesuse enda jüngrid võõramaalastesse ja teise usulistesse. Sest ma juhin teie tähelepanu sellele, et kui Jeesus esialgu ei vastanud naise appikarjele midagi, siis tema jüngrid tulid tema juurde ja palusid teda aga mitte, et ta seda naist aitaks, vaid et ta selle naise minema saadaks. Mitte Jeesuse südames ei valitsenud külmus või hoolimatus, vaid tuleb välja, et tema jüngrite südametes valitses külmus ja hoolimatus. Vaatamata sellele, et nad olid juba näinud, kuidas Jeesus tegelikult oli aidanud võõramaalasi, paganaid, teiseusulisi, koguni ühte Rooma väepealikku, kes ei olnud mitte lihtsalt võõramaalane või teiseusuline, vaid kes oli lausa vaenlane. Ometi Jeesus oli teda aidanud, oli teinud tema sulase terveks. Ja sellest hoolimata nüüd need Jeesuse jüngrid ei oska Jeesuselt paluda muud, kui et ta selle naise minema saadaks, sest too käib oma lakkamatu karjumisega neile närvidele. Vaadake, see on tõsine meeldetuletus või hoiatus meile kõigile. Et me ei hindaks oma mugavust, oma rahu kõrgemaks, kui on teiste inimeste tõelised vajadused või koguni nende häda ja viletsus. Kas meil on kaastunnet teiste inimeste suhtes, isegi kui nad on teistsugused, isegi kui nad on võõrad? Ma kuulsin kunagi kuskilt ühte ütlemist, et kes on võõras? Võõras on see, kellega sa ei ole lihtsalt jõudnud veel sõbraks saada. Kui niimoodi igale inimesele läheneda, muidugi me teame, me ei ela ideaalses maailmas ja vahel võib selline lähenemine olla naiivne, aga ikkagi, kui vähemalt sellise eelarvamusega, sellise positiivse eelarvamusega igale inimesele, igale võõrale läheneda, siis tegelikult me võime leida taolisi imelisi kogemusi, tutvusi ja sõprusi, mida me ei oska oodatagi. Mõtleme näiteks oma elu armastuse peale, kui mina mõtlen oma armsa abikaasa peale, kellega me oleme abielus olnud juba üle 35 aasta, siis oli ju ka aeg, mil ma ei teadnud temast mitte midagi. Ja oli ka see esimene päev, kus me juhuslikult kokku sattusime, olles teineteisele täielikud võõrad. Ja ometi sellest võõrast sai inimene, kellega me oleme nüüd jaganud suuremat osa oma elust. Jeesuse jüngrid paraku ei vaadanud tolle Kaanani naise peale sugugi mitte nii. Aga Jeesus vaatas. Jeesus pani proovile oma jüngrid, nende südamed, nende armastuse ja suhtumise ja andis neile väga olulise õppetunni, millest ju ka see, et Püha Matteus selle loo oma evangeeliumi nii ausalt kirja pani, tunnistab. Jüngritele jäi see eluks ajaks meelde ja ma usun, et eriti Matteuse jaoks oli see väga kõnekas, sest tema oli ju endine tölner ja patune,
ja temassegi oli suhtutud umbes samamoodi. Kui Jeesus kutsus ta enda järele ja läks tema kotta õhtu söömaajale, siis panid paljud nii-öelda vagad ja pühad seda väga pahaks. Süüdistasid Jeesust, et ta sööb koos tölnerite ja patustega. Aga sellele patusele, sellele tölnerile, sellele Matteusele oli see imeline pääsemise hetk, uue elu algus. Ja nüüd paraku keelas ta või oli valmis keelama samasugust uut algust ja armu ühele inimesele, sellele Kaanani naisele, keda tema ei pidanud Jeesuse abi vääriliseks. Selliseid inimesi, kes ei oleks nii-öelda Jeesuse abi väärilised, ei ole olemas. Vääriliseks ei tee seda muidugi mitte nende inimeste endi tublidus või ükskõik mis muu omadus, vaid see, et Jumal armastab neid ja on neid Jeesuses Kristuses armastanud mõõtmatu piirideta armastusega, mis on mõeldud kõikidele, absoluutselt kõikidele. Nii variseridele ja kirjatundjatele, kes ei tahtnud Jeesusest midagi kuulda, kui ka tölner Matteusele ja neile teistele jüngritele, kui ka sellele Kaanani naisele ja tema tütrele. Niisiis, probleem ei ole mitte Jeesuse suhtumises, vaid tema jüngrite suhtumises. Jeesus aitas, me kuulsime ju, ta aitas seda naist, ta tegi tema tütre terveks, aga ühtlasi andis ta oma jüngritele, nagu ma juba ütlesin, terveks eluks meelde jääva ja loodetavasti ka nende elu ja suhtumist muutnud kogemuse. Loodetavasti paneb see lugu ka meid inimestele enda ümber teisiti vaatama. Aga pöörame nüüd oma pilgu sellele Kaanani naisele. Tema juures tõusevad minu jaoks esile iseäranis 3 asja. Tema alandlikkus, tema usk ja tema armastus. Ma ütleksin, et see Kaanani naine, kelle nimegi me ei tea, on üks kirkamaid alandlikkuse, usu ja armastuse eeskujusid pühakirjas. Ta oli alandlik, ta oli nii alandlik, et ta ei vaielnud Jeesusega, vaid võttis kõik, mida Jeesus talle ja tema kohta ütles, omaks. Võib-olla meie eestikeelses piiblitõlkes ei tule see nii selgelt esile, kui Jeesus räägib siin sellest, et ei ole ilus võtta laste leiba ja visata koerakestele, siis esiteks ei tule siit nii selgelt välja see põlastav suhtumine teise usulistesse või paganatesse võõramaalastesse, millele Jeesus nende sõnadega siin viitab, mis ei olnud omane mitte temale, vaid võib-olla enamusele teistele juutidele. See koerakene tundub sellise pehmendusena, tegelikult kasutab Jeesus ühte sellist sõna, mida me võiksime tõlkida ka kui koera niru või koera näru või midagi selle taolist. See ei olnud ilus, see ei olnud viisakas ütlemine. Muide, Jeesus ei ütle seda otseselt tollele naisele, vaid ta ütleb seda, või vähemalt mitte ainult tollele naisele, vaid ta ütlebki seda oma jüngrite kuuldes, ehk selleks, et nende südames midagi liikuma hakkaks, et neid puudutada, et nende südamesse või südametunnistusse üks selline torge teha, millest võiks tõusta midagi uut ja head. Ja kui nüüd naine vastab sellele Jeesuse sõnale, siis ta ütleb eestikeelse tõlke järgi, ei ole küll, issand, ometi söövad koerakesed raasukesi, mis nende isandate laualt pudenevad. Aga kui me loeme Matteuse evangeeliumi kreekakeelset teksti, siis seal tegelikult sellist just nagu vastuvaidlemist või tingimist ei ole. Seal me võiksime öelda, ütleb see naine väga lihtsalt, jah, issand, sest koerad söövad raasukesi, mis pudenevad nende isandate laualt. Ta mitte ei vaidle Jeesusele vastu, vaid ta jaatab. Ta ütleb, et jah,
nii ongi. Sul on õigus, issand. Ta on nii alandlik. Ta ei vaidle, ta võtab kõik vastu, ta võtab kõik omaks. Ta ei taha näidata, et ta on midagi enamat, et ta on midagi rohkemat. Ta on valmis kõigest loobuma. Ja miks? Selle juurde ma tulen kohe varsti tagasi. Aga kõigepealt see teine, mida ma nimetasin, alandlikkusele lisandub usk. Selle naise usk on suur, nii nagu Jeesus ise ka ütleb. Tema usk on nii suur. Ta on vankumatult veendunud, et Jeesus suudab teda aidata. Et Jeesus on see, kes saab teda aidata. Ja on see ainus, kes saab teda aidata. Ta ei kahtle selles. Tal on võib-olla kahtlus selles, kas Jeesus tahab teda aidata. Just nimelt selle vastuolu pärast juutide ja paganate vahel. Aga ta ei kahtle Jeesuse võimes seda teha. Ja tegelikult ma ütleksin, et ta ikkagi päriselt ei kahtle ka selles, et Jeesus tahab. Ta anub Jeesust ju ikkagi selle veendumusega, et sellest anumisest on kasu. Ta on valmis kõigeks, ta alandab ennast, aga tema usk on nii suur, et ta ei kahtle hetkekski. Et kui Jeesus teda nüüd kuulda võtab, siis ta aitab teda. Ta suudab teda aidata ja ehk ta siis lõpuks ka tahab teda aidata. Kolmas, mida ma nimetasin, on selle naise armastus. Ja see oli tema liikuma panev jõud ja see oli ka see, millest võrsusid nii tema usk kui tema alandlikkus. Usk sellepärast, et kui ta ei oleks oma tütart niivõrd armastanud, siis ei oleks ta mitte kunagi hakanud otsima ka abi Jeesuse juures. Tema tee ei oleks teda viinud Jeesuse juurde. Aga nüüd see armastus viis ta Jeesuse juurde ja ma usun, et just nimelt sellest armastusest oma tütre vastu võrsus ka see usk Jeesusesse, sai see usk kinnitust. Sest et võiksime öelda, et tema mõte võis olla umbes selline, et ei saa olla võimalik, et see, keda on oodatud, keda on tõotatud, Taaveti poeg, Messias, et see ei aitaks inimest, kes on niisuguses hädas. Sest et kui juba minu armastus, muidugi see naine nii ei mõelnud, aga me ütleme, et see kuidagi ebateadlikult võis selline mõte või arutelu seal taustal olla, kui juba minu armastus on nii suur, et ma olen valmis andma kõik oma tütre nimel, siis ei saa olla võimalik, et tema mind ei aitaks. See peab olema võimalik. Ja ka alandlikkus võrsub sellest samast armastusest, sest tõesti see naine on valmis absoluutselt kõigeks, ka kõigiks alandusteks, mis tulevad väljastpoolt. Peaasi, et tema tütar saaks terveks. Nii suur on tema armastus. Too Kaanani naine on nagu see ema, kelle kohta too tütar, ma rääkisin teile nendest 2 matusest, kelle kohta too tütar ütles, et ta oli parim ema. See Kaanani naine oli oma tütrele parim ema. Tema jaoks ei olnud mitte midagi tähtsamat sellest, et tema tütar saaks terveks. Ja muidugi oli ta sarnane ka tollele teisele, tollele murest murtud emale, kes pidi matma oma poega. Mis võis toimuda selle Kaanani naise mõttes ja südames, kui ta nägi oma tütart sellisel viisil kannatamas? Meil öeldakse, et kuri vaim vaevas seda tütart hirmsasti. Me ei tea, mis see oli. Aga neid erinevaid võimalusi, mille peale mõelda, on palju. Me näeme ka tänapäeval seda, kuidas inimesed justkui kaotavad oma elus sihi või pinna jalge alt. Me näeme seda, kuidas inimesed satuvad erinevate sõltuvuste küüsi.
me näeme seda, kuidas inimesed laostuvad, kuidas nad jäävad üksi, kuidas nende perekonnad lagunevad või neid tabavad mingid äkilised haigused. Mida tunneb ühe ema süda, kui ta näeb oma tütre või oma pojaga midagi sellist juhtuvat? See on kirjeldamatu valu, kus ehk ainus mõte on see, et ma olen valmis tegema kõik, ma olen valmis kas või ise astuma tema asemele, peaasi, et teda aidata. Ja see tõesti südame murdumine, kui sa näed ja tunned, et sa ei saa mitte kui midagi teha. Sa ei saa oma armsa lapse heaks teha mitte kui midagi. Kui valus, kui kohutav võib see tunne olla. See oli see, mida see Kaanani naine pidi kogema. Ja ei ole vahet, kas tegemist on juudiga või kaananlasega või eestlasega või ameeriklasega, ukrainlasega või venelasega, aafriklasega või eurooplasega. See valu, see ema valu oma kannatava lapse pärast on kirjeldamatu ühtviisi igal pool, kõikide puhul. Ja see oli see armastuse valu, mis tegi selle naise võimeliseks taluma ükskõik milliseid alandusi ja ei lubanud tal loobuda ükskõik kui pisikesestki usust, mis võis olla tõesti nagu sinepi ivakene, kui vaid sellest oleks abi, et see armastatud tütar võiks terveks saada. Jah, selle ema puhul, kelle poega ma matsin, on lugu ehk teistmoodi. Ema armastus ehk ütleb, et hilja, midagi ei ole enam teha. Minu vastus on, et tegelikult ikkagi on. On võimalik palvetada, on võimalik loota ja uskuda Jumala armastusse, mis ulatub üle surma ja mis tahab meile kinkida mitte ainult abi ja tervise ja õnnistuse siin selles elus, vaid igavese elu täiuse, mille kirkust me ei suuda tegelikult endale veel ettegi kujutada. Nii et kõik te, kes te mõtlete, kas tänulikus leinas oma vanemate peale või vanavanemate peale või ka tõesti valust murtuna oma laste peale, keda te ehk olete pidanud matma, teadke, et Jumala armastus ulatub ja kannab ka üle surma. Ja Jeesus näitas seda. Jeesus näitas, et ta tõesti tahab aidata. Ta tegi selle tütre terveks. Ja see ei ole mitte ainus ega isegi mitte suurim tegu, mida ta on teinud. Too Kaanani naine on teatavas mõttes oma armastusega ja ka oma alandlikkusega Jumala ja Jeesuse enda võrdkuju. Ta oli valmis ükskõik kui suureks ohvriks oma armsa lapse pärast. Aga teate, mis? Jumala armastus on veelgi suurem. Sest Jumal on andnud oma ainusündinud poja meie eest. Meie pärast on ta olnud valmis loobuma ka sellest tõepoolest kõige kallimast, oma ainusündinud pojast. Selleks, et päästa meid patu, surma, kurja ja igavese hukatuse käest. Selleks, et kinkida meile igavene elu taevas, kus me võime näha teda palgest palgesse. Kus me ei ole enam mitte nagu koerakesed, kes laua all ootavad raasukesi, mis võib-olla laua pealt pudenevad. Kus me ei ole enam ka kurja küüsis, nii nagu oli selle Kaanani naise tütar, olgu selleks kurjaks siis tõepoolest kas mingid pahed ja patud, mingid ahelad või ka lihtsalt selle elu, selle kaduvuse koorem. Me oleme sellest vabad. Ta tahab meid vabaks teha, ta on meile selle vabaduse juba kinkinud oma poja, meie issanda ja õnnistegija
ristisurmas ja ülestõusmises. Jumala armastus ületab mõõtmatult isegi suurima armastuse, millega üks maine isa või ema võib oma lapsi armastada. Ma ei ütle seda mitte selleks, et pisendada maist armastust. Ma usun, et kui me oleme kogenud tõelist armastust, siis me teame, et see on midagi hindamatult väärtuslikku. Aga tõepoolest, Jumala armastus ületab selle kõik. Ja sellepärast, kui me astume tema ette, kas oma väiksemate või suuremate muredega, võib-olla koguni nii suure mure ja valuga, nagu see Kaanani naine või see ema, kelle poega ma hiljuti matsin, siis me võime teada, Jumal oma armastuses ei lükka meid ära. Isegi kui kõik teised meid peaksid ära lükkama, nii nagu Jeesuse jüngrid tahtsid ära lükata tolle Kaanani naise, siis tema ei lükka meid ära. Kui me vaid tuleme tema juurde, kui me hüüame tema poole, siis ta vaatab meie peale armastuse silmadega ja teeb meid terveks, aitab meid, päästab meid ja õnnistab meid oma igavese armu ja õnnistusega.